maailmarändur Viki Costa Ricas. Hommikul on 22. veebruar, neljapäev, kell on 20.56 kohaliku aja järgi, sest ma olen hetkel Frankfurdi lennujaamas. Nagu te näete, see ei ole minu tavapärane mingi kodu. Ja see on sellepärast, et me oleme teel Costa Ricasse, mis on siis Kesk-Ameerikas. Ja meil on aega vist mingi pool tundi, ma ei tea. Tegelikult vist pool juba hakkas. Pole 100% kindel. Ma hetkel joon siin mingit rohelist smuutit, see maitseb väga hästi. Ma pole 100% kindel, mis asi on grünkohl. Teised on nagu ingver, pirn, spinaat, banaan, õun, matcha. Ja see on üllatavalt magus. Tavaliselt nagu kui on ingver sees, siis võib päris mõru olla, kas pole üldse. Ja siis lisaks on mul veel riisikoogid tumeda šokolaadiga, mis on nii head nagu, ma armastan neid. Seega see on praegune uuendus, et mis toimub. Ja liigume siis kohe edasi palmide alla, ma reaalselt ma ei jõua oodata, ma nii tahan juba soja kätte saada. Uuendus, meil läks mega hästi ja kuna nii vähe inimesi on, siis me saime terve rea endale, nagu terve 2 kohta, mis on keskel on 3 ja siis veel 2, nagu reaalselt, meil on kõik 7 kohta. Ehk siis ma saan need 2 kohta üksinda siin ise jalad siia panna, chill ja magada nii mõnus, mul on 2 kohta ja ma olen täpselt veel akna eest, ega ma saan teile filmida nagu. Mul väga elevil praegu. Hommik, väike uuendus, kell on 8.16. 23. veebruar me hetkel maandusime, aga see on alles vahemaandumine, seega nüüd me peame minema välja, ootama vist mingi tunnikest, tuleme tagasi, sõidame veel 3 tundi sama lennukiga edasi, sama nagu istekoht peaks meil kõik olema ja nii. Mis linnas me praegu oleme? Dominikaanis. Ja praegu on Dominikaani vabariigis ja siis lendame edasi veel 3 tundi Costa Ricasse. Ma sain lennukis ainult 6 tundi magada, siis toodi süüa ja ma ärkasin üles. Maailmarändur Viki Costa Ricas. Jah, me jõudsime lõpuks ometi siia, kell on 8 hommikul. Päike paistab, mõnus, soe. Ma vahetasin, panin praegu mingid lühikesed püksid ja T-särgi ja platud ka endale jalga. Okei, siin on päris tuul. Kuulete, põhimõtteliselt kella 6 kui me umbes maandusime ja nüüd me oleme nagu 2 tundi oodanud autot saada, mille me lõpuks saime kätte, aga praegu veel vormistatakse neid pabereid, seega me kohe varsti hakkame sõitsma selle riigi teise ranniku otsa, seega meil on veel mingi 4-5 tunnine sõit ees. Ja ma olen päris väsinud, sest me oleme reisinud hetkel umbes 20 tundi. Läheb hästi. Uuendus kell on 12.43 ja vahepeal ostsime värskeid mahlu. See siin on siis apelsini, ananassi ja sidruniga. Ja kus teine on? Teine on meil, ma ei mäleta enam millega, mango, passion fruit ja apelsin. Ja me ostsime vahepeal puuvilju ka, sest et kõht läks tühjaks, me tahtsime midagi värsket snäkiks süüa. Ja siin meil on nüüd natuke banaane ja maasikaid. On juba elevil süüa, me peaks tunni aja pärast lõpuks ometi jõudma ka kohale sinna linna, kus me nüüd plaanime vist terve puhkusaja olla. Seega ma ei jõua raudata, sest seal on rand, praegu me sõidame ühelt rannikult teise, seega me pole mingeid randu veel näinud. Kätte on jõudnud lõunasöögiaeg, me oleme hetkel rannas, siin on meie imeline vaade sellele ilusale rannale ja ma tellisin endale kreveti quesadillad ja siin on veel kananachod, Magnus on vist näevad ülihead välja ja me joome värsket arbuusimahla, mis on reaalselt mul lemmikmahl, ma armastan seda nii väga. Jalutame praegu siin rannas ja lihtsalt vaadake, kui äge see tool on. Sa saad siit nagu redelist üles minna ja lihtsalt pikutada siin üleval diivani peal. Mega mõnus tundub. See restoran näeb nii kena välja, siuke nagu Pinterestist lihtsalt need tuled ja kõik siuke mõnus puidust lauad ja värgid. Seal on veel üks äge tool. Need on nii veidrad, aga nagu mega pinged. Ma pole kuskil selliseid varem näinud. Hommik täna 24. veebruar, kell on 8.22 ja
Eile läks suht kiiresti pimedaks ja me olime nii väsinud, et me väga palju midagi ei teinud ja läksime magama, seega ma õhtul enam ei vloginud, aga täna hommikul uue energiaga välja puhanud. Ma tulin just hommikust sööma, mul on siin mingi, ma ei ole jõudnud siit veel valida, meil see ööbimiskohas on see nagu hinna sees, aga ma tahtsin näidata seda imelist basseini, sest siit ülevalt on minu arvates seda kõige paremini näha, et siin te saate kohe ülevaate sellest tervikust ja see vesi on väga mõnus soe. Hommikusöögiks siis praetud peekon ja muna, mõned saiad, puuvilja salat ja siin on need mingid moosid asjad, mida saab saia peale panna. Ja Magnus võttis pannkoogi tohtra sirupiga. Me kolisime alla, sest et siin on vabanesid lauad ja see on basseinile lähemal. Me peame ka nüüd kohe siit läbi sõitma selleks, et randa jõuda, sest me lähme täna ühte uut randa vaatama, kuna need, kus meile käisime, meile nii väga ei meeldi, need olid nii nagu suured ja laiad ja ei olnud väga privaatsed. Aga siin ongi vahepeal väiksed siuksed lombid või minijõgi. Ja kuna täna on Eesti Vabariigi sünnipäev, siis me lähme teeme paar pilti ka, et saaks teistega jagada. Ja me reaalselt võtsime reisile kaasa sellised Eesti Vabariik 100 õhupallid, sinimustvalged, millega me teeme pilti ja meil on veel need rinnamärgid ka kaasas ja väike lipp. Ja siis ma panen arvutuseks sinise kleidi, sest mul oli nii palav, et ma ei suutnud seda kleiti enam seljas hoida. No, siis me nüüd siis sõidame. Kukk siin kõnnib tee peal. Sama. Sügis praegu. Vahepeal väike paus, teeme snäkki. Siin on mingid nachod, siin sees on siis salsa ja guacamole siin nagu põhjas, siuke nunnu restoran ja nad teevad praegu meile seal smootid ka sinna sisse. Ja siis me lõpuks lähme edasi randa. Kuna see snäkk jäi meil neljapäeva väikseks, me võtsime väiksed nachod ka juurde, need on siin meil kanaliha ja guacamole ja salsa ja mida kõike. Kuidas kommenteerid? Hea. Paremad kui Eestis või? Tunduvad värsked, ma pole veel maitsnud. Proovime siit midagi kätte saada. Päris suur kiht. Mis see valge on? Ma ei tea. Juust äkki. Ta on mingit suuremat tükki. Ma ei saa kuskilt. Oot, oppi nüüd on pehmeks läinud juba ju. Nii. Jõudsime lõpuks ometi randa, siin on ülimõnus ja me teeme nüüd pilti, kuna on Eesti Vabariik 100, me tahame pilte panna Facebooki, Instagrami, siis meil on need Eesti 100 õhupallid, millest sinine läks tegelikult autos juba katki, aga me puusime uue ja mul on siin kaabu, millega ma üritasin pilti teha, aga kuna nii tuuline on, siis reaalselt nagu kukkus mul vette, nüüd see on nagu läbimärg, aga ma saan sellega ikka pilte teha, seega nüüd te näete natuke behind the scene'i. Mul veits on juba pilt tehtud, aga ma jätkame. Me oleme nüüd tagasi enda ööbimiskohta jõudnud ja me lähme praegu alla basseini juurde pildistama, sest et vanemad tahavad teha sellist pilti, et neil igal ühel on üks õhupall, sellest igast värvist, siis nad hüppavad koos selle palliga siin basseini, siuke hüppepilt koos sinimustvalgete õhupallidega, siis seega vaatame, mis sellest välja tuleb. Sellise pildi sain siis lõpuks neist. See on nagu hästi natuke udune või fookusest väljast mulle tundub, aga see näeb suht cool välja, seega nice. Kätte on jõudnud õhtusöögi aeg, ma arvan, et niipidi on valgus parem ja kuna endiselt on vabariigi sünnipäev, vähemalt meie aja järgi, siis me panime ennast viisakalt riidesse, et seda ka tähistada ja mul on valge pitsikleit, mida tõenäoliselt olete varem näinud ja siis sandaalid ja kõrvarõngad ja käevõru, mis mõlemad on fännide poolt mulle saadetud, seega nagu üliarmast teist. Ja siis mu emme tegi täpselt samasuguse riietusotsuse, nagu tal on ka valge pitsikleit, sellised beežid sandaalid, rippuvad, kõrvarõngad ja siis samasugune soeng nagu mul see half up, half down grün täiega koppis mind. Nüüd me matchime, nüüd me oleme õed välja. Meie tänane õhtusöögikoht näeb väga fancy välja. Oh, see on rannas, yes. Ja mul on väiksed kontsad all, nagu te kuulete.
need on nii lahedad, need merikarbid. Kõik need tuled, see näeb üliäge välja. Kas see on see koht või? Kuhu ma tahtsin tulla? See ongi see, millest ma rääkisin. Jess, me valisime hea koha. See näeb nii ilus välja. Ma näitasin teile seda eile päeval ja nüüd me tulime siia õhtul. Ja meil on kõigil need märgid ka rinnas eri värvi. Emmel on lihtsalt vaadake seda vaadet. Meie koht, mida? Selleks, et õhtusööki näete, ma näitan teile flashlightiga. Mul on need hiiglaslikud krevetid siin juurviljad, see vist on suvikõrvits ja ahjukartul näeb imeline välja. Ja mis siin, Emmel on tuunikala ja seal on tartar ja siis Magnusele tuleb siin ka kohe toit. Salamipitsa. Yes! Täna 25. veebruar, pühapäev, kell on 7:58, ma tean, ma ise ka ei suuda uskuda, et ma nii varahommikul üles ärkasin. Vaadake juba, kui imeline päev. Ma reaalselt ärkasin täna kell 6 hommikul üles, ilma äratuskellata. Ise lihtsalt, sest mul läks uni ära, aga samas ma läksin ka 9 magama, seega ma sain mingi 9 tundi magada. Tundub, et mu keha oli juba puhanud. Me sõime hommikust, ma tegin seal ääre peal väikse shooti ka enne Magnusega. Ja nüüd mul on sportlikumad riided seljas või tegelikult mul on ujukad all ja siis lihtsalt siuksed kerged riided peal, sest me lähme täna uude ööbimiskohta ja kell 9 hommikul ehk tunni aja pärast peaks seal hakkama jooga ja sellepärast mul on sellised riided seljas, et kui me jõuame, me saaks ka seda joogat kaasa teha ja ma olen nii läbi, ma väga loodan, et me jõuame õiguseks. Me jõudsime siia uude ööbimiskohta, vaade on imeline meie basseinile nagu, tšekkige seda. Ja see jooga lükati pool tundi edasi, ehk see hakkab 9:30, seega me jõuame ilusti sinna. Ma kohe hakkangi tegelikult alla minema, siis peaks hakkama mingi 7 minuti pärast. Selline on meie tuba Magnusega. Mulle täiega meeldivad need seinamaalid, need on ülikuulid, need on väga minu esteetikale sobivad, nagu vaadake lihtsalt see hele roosa ja siis need rohelised detailid ja need loomad, see näeb nii kena välja. Panin juba mõned enda asjad ka siia ja lähme siis alla basseini juurde. Siin hakkabki kohe jooga, ma võtsin endale sellise matti, mis matchib mu pükstega imeliselt, sest nagu te teate, türkiis on mulle mikvärv. Ja see näeb väga cool välja. Mulle meeldib, et see on varju all, sest et päikse käes on nii palav, et ma ei suudaks keskenduda. Ja me oleme kohe basseini kõrval, ma arvan, et pärast seda ma hüppan lihtsalt kohe sisse. Kuna ma filmisin teile tervet seda joogat, mis kestis siis tund 15, siis mul sai aku tühjaks ja ma ei saanud pärast öelda, kuidas mulle see meeldis. Põhimõtteliselt see nägi väga sarnane välja nagu see Body Balance MyFitnessis, mis ma olin teinud, seega enamus harjutused ei olnud minu jaoks uued, mis oli nagu mõnes mõttes isegi hea, sest siis ma teadsin, mida ma teen ja ma ei pidanud nii palju kogu aeg jälgima treenerit. Aga samas selles kuumuses oli ikka päris raske teha, see väsitas täiega. Ja võttis täitsa läbi, ma käisin pärast muidugi ujumas, nagu te näete, mu juuksed on märjad. Ja see treener tuli hiljem minu juurde ja ütles, et ma tegin väga hästi ja mul oli ülihea tasakaal. Et kui ma tahan, siis ma võin lihtsalt tema juurde mingi hetk minna ja ta näitab mulle keerulisemaid harjutusi. Aga nagu, et olid minu jaoks juba päris rasked, seega ma ei kujuta ette, mis need keerulisemad veel on. Ta hängib siin samas ja ongi, et nagu iga kell ma võin lihtsalt tema juurde minna. Ma väga ei usu, et ma seda teen, aga mul on selline võimalus. Ja nüüd me lähme lõunat sööma. Teeme väike outfit of the day, ma ei ole 100% kindel kõiges. Müts, H&M, prillid H&M, top peaks vist olema Forever 21, siis need on tegelikult ujumispüksid.
Need on New Yorker ja siis plätud, mis need on, vist on Roxy kuskilt Portlandist, ma pakun. Tulime lõunat sööma, praegu meil on ainult joogid käes, aga need on nii imelised, et ma tahtsin näidata. Reaalselt vaadake, kui ilusad, need on mingid hiiglaslikud nagu mu käe kõrval. Need on kindlasti suuremad kui 500 milliliitrit. Magnusel on smuuti ja minul on limonaad ja need reaalselt maitsevad sama hästi, kui head nad välja näevad. Ma tellisin siis kevadrullid, väga tervislik olen, ma tean, siin on krevetid sees ja siin on siis, ma ei tea, ma ei oska nimetada, kas see läbipaistev asi siin ümber, mida võib ka nagu süüa. Ja Magnuselt ma natuke võtan chipse ka, aga ma ikka üritan pigem tervislik olla oma suverullidega. Toit oli imehea ja ma jõin reaalselt terve selle limonaadi üksi ära. See oli mingi 7 või 800 milliliitrit, seega mu kõht on nüüd ülitäis. Ja see päike nagu ei lähe väga pille, sest siin ei ole ühtegi pilve nagu reaalselt. Seega see kuumus on päris väsitav. Me peame siit tagasi kõndima, sest mingi kilt või midagi ja mul on nii palav, ma juba igistan reaalselt kogu aeg. Ja isegi vesi, see ookean, mis siin on, see on ka mega soe, seega reaalselt siin polegi mitte kuskil ei saa jahutada, sest isegi toas see konditsioneerid jäi meie tuba piisavalt jahedaks. Seega see ongi lihtsalt 2 nädalat puhast kuumust. Ja kui te mõtlete, palju neid kraade siin reaalselt siis varjus on umbes 29, aga päikse käes on kindlalt üle 30, auto vahepeal näitab, et 35, 36, mõnikord läks isegi 37, seega nagu täielik saun ja tuult ka absoluutselt ei ole. Ma tegelikult ei vingu, mulle hullult meeldis, ma lihtsalt räägin teile ka teisest küljest. Just monteerisin vlogi siiamaani, kuhu te nägite, kell on vahepeal 5:30 saanud. Ja ma reaalselt olengi siin natuke lugenud ja monteerinud. Mul on parasjagu pooleli see Superwoman ehk Lilly Sink raamat How to be a boss ja see on ülituus. Mul on hetkel küll vähe loetud, ma olen siin alguses, aga siiamaani ma olen seda väga-väga nautinud ja soovitan väga seda inimestele, siin on täiega selliseid praktilisi nippe, see on väga inspireeriv ja lahe on ka tema enda kogemust kuulda, sest ma olen teda päris pikalt juba YouTube'is jälginud, seega mul on nagu väga põnev seda lugeda. Ja nüüd ma siis hakkangi settima ennast valmis, sest me lähme õhtust sööma ja mul on küll koht juba päris tühi. Õhtust sööma. Ja mul on siin krevetid, kartuli ja taaskord suvikõrvitsaga. Näeb päris maitsev välja. Ma olen reaalselt ainuke, kes võttis magustoidu ja te teate, et ma olen see, kes tavaliselt ei võta magustoitu. Tavaliselt nemad on need, kes võtavad, ma ei ole suur magussööja, aga täna mul tuli isu. Ja see on siin mingi banaani tempura kookosjäätisega. Ma veel ei oska öelda, kui hea see on. Väike outfit of the day, kõrvarõngad ma arvan, et on ka Pimpkist koos topiga, mis on selline väga lendlev. Bralett on H&M-ist. Lühiksed püksid, mis on H&M-ist, on ka H&M-ist ja siis need sandaalid on samad, mis eile, need on kuskilt, ma ei tea, reisilt mingist lambisest kingapoest, seda ma kahjuks just ka öelda. Ja madal krunn minu juurde sobib siia nii hästi, väga lihtne ja lendlev riietus. Ei, see on outfit of the night hoopis, mitte day. Ma pole üldse harjunud seda ütlema. Olen tagasi koju jõudnud. Panin ju pidžama selga, lähen kohe pesema ja tahtsin teile meelde tuletada, sest ma sain just aru, et ma ei ole enda vlogi kanalil veel kordagi öelnud, et play nupp tuleb see aasta taaskord ja kõik, kes veel ei ole hääletanud, peaksid kindlasti hääletama. See on siis sotsiaalmeedia auhindade gala, kus saate enda lemmik sisuloojate poolt hääletada, mis iganes Snapchatter, Instagrammer, aasta sisulooja, mingi YouTube'i kanal ja mis iganes kõik värgid. Seega ma panen selle lingi siin alla ja saate enda lemmiku poolt hääletada, kui te ei ole seda veel teinud, kindlasti soovitan teha, sest et teie hääl on nagu ülioluline, kuna seekord on vist mingi 7-8 kategooriad, kus rahvas ise reaalselt valibki. Seega nagu rahvavõim ehk mingi andke enda hääl. Ja minu poolt on hetkel kõik. See oli siis minu esimene osa Costa Ricast. Ma arvan, et teised osad tulevad võib-olla natuke rohkem seiklusrohkemad, kus ma proovin näidata rohkem mingeid selliseid aktiivsemaid tegevusi, sest praegu esimesed päevad, kui tulime siia, me suht nagu puhkasime ja chillisime niisama. Aga kui teile see meeldis, lisake kindlasti pöidlad püsti, see annab mulle tagasisidet, jätke kommentaaridesse, mis te sellest arvasite ning näeme järgmises vlogis. Tšauki!